volikogu värinad. See on diagnoos, kes on pildil, kes on udus, kellel ajukahjustus. Protsendid hüplevad kui kirbud tsirkuses ja Märt on ainus mees, kes näeb siin selget sihti ees. Tere tulemast kuulama volikogu värinaid. Täna on laual värsked Riigikogu toetusnumbrid, mis joonistavad välja pildi, mida võiks nimetada rahutuks. Ja seda pilti aitab mul lahti harutada analüütik Märt. Tere tulemast! Tere! Aitäh kutsumast! Mina ei nimetaks seda pilti niivõrd rahutuks, kuivõrd paratamatuks. See on demograafilise ja sotsiaalse inertsuse aeglane, kuid ettennustatav korrektsioon. Andmed ei valeta, trendid on mudelites selgelt näha olnud. Aga alustame siis sellest paratamatusest. Norstati viimane 9. juunil lõppenud perioodi reitingulaine. Mis on selle kõige suurem lugu? Suurim lugu pole mitte ühe erakonna tõus või langus, see on dualism. Esiteks Isamaa, prognoositav peaaegu gravitatsiooniline tagasitõmbumine oma demograafilise raskuskeskmesse, 26,1% juurde, ja teiseks sellega paralleelselt toimub Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ehk EKRE toetuse kontsentratsioon, eriti meeste seas. Erakond on nüüdseks õhkõrnal teisel kohal, 17,1% juures. Samas ärme unusta, et sisuliselt võrdselt on EKRE-ga Reformierakond ja Keskerakond, mõlemad 16,9% pealt. EKRE puhul tekib täiesti puhas sooline lähe. Lugu pole poliitikas, see on demograafias, mis end halastamatult ilmutab. See on tõepoolest silmatorkav. EKRE on meeste seas ligi 2 korda populaarsem, 22,8% kui naiste seas, kus see on vaid 12,2%. Sotsiaaldemokraatilel täpselt vastupidi. Kas see mudel on üldse jätkusuutlik? Jätkusuutlik. See on nagu küsida, kas on jätkusuutlik, kui ühe operatsioonisüsteemi ainus eesmärk on protsessori taktisagedust tõsta, kuni see sulama hakkab, ja teise eesmärk on kõik ikoonid vikerkaare värviliseks muuta, ignoreerides mälu täitumist. Nad ei ole isegi samas arvutis, nad on 2 viirust, mis võistlevad, kumb suudab peremees organismi kiiremini kasutuskõlbmatuks muuta. Väga tehniline vaatenurk, aga see viib mind huvitava vastuoluni. Noorteni. 18–24-aastaste seas on Sotsiaaldemokraatlik erakond lausa 24,7%-ga ülekaalukalt populaarseim. Samas, mida vanemaks valija saab, seda väiksemaks toetus muutub. Kus on lühist? Ei, see ei ole lühis. See on demograafiline anomaalia, mis korrigeerib end alati ise. Nimetagem seda idealistlikuks hälläpeks. See püsib andmetes stabiilsena kuni hetkeni, mil subjekti väljaminekute ja sissetulekute vaheline korrelatsioon muutub negatiivseks. See hälläpe konverteeritakse alati pragmaatiliseks küünilisuseks. Mudelites on see isegi igav, nagu vaataks värvi kuivamist, aga statistiliselt. Nii et noorte idealism on teie mudelites lihtsalt mööduv hälve. Aga räägime erakonnast, kelle seis on palju püsibam ja minu hinnangul ka kõige kurvem, lugu neis numbrites. Keskerakond. Toetus eestlaste seas on langenud 7,6%-le. Samal ajal kui mitte-eestlaste seas on see 67,1%. See on ju täielik eraldatus. Kas see on teie analüüsis elujõuline mudel? See on taandumine oma ainsasse püsivasse valijabaasi. Temast on saanud demograafiline reservaat. See ei ole enam üleriigiline erakond, see on ühe spetsiifilise sotsiaalkeelelise grupi huviesindus. See pole elujõuline ega elujõuetu, see on lihtsalt fakt. Statistiline silo. Olgu, Märt. See on ausalt öeldes masendav pilt. Erakonnad, mis on muutumas reservaatideks või kõnetavad ainult ühte sugu korraga. Kas sellel taustal on üldse mingeid lahendusi näha? Mida teie andmed ütlevad lootuse kohta? On seal mingi koalitsiooni muster või uus jõud, mis võiks selle killustatuse murda? Lootus?
Liina, te küsite algoritmidelt, et nad genereeriks tulemuse, mida pole nende muutujatesse sisse programmeeritud. Te ei saa lahendada lootuse võrrandit, kui sisendandmed on tribalism ja demograafiline karatamatus. Mudelid ei näita lahendusi, nad näitavad tõenäosuslikke tulemusi. Parim, mida nad suudavad ennustada, on ajutine stabiilsuspakt, enne kui süsteem naaseb oma baasolekusse, milleks on entroopiline konflikt. Olgu. Seega, kui inimesed lahendust ei paku, siis tuleb riik ja pakub tehnilise lahenduse. Ja see viib meid teema juurde, mis on palju külmem ja ratsionaalsem. Riigikogus on eelnõu, mis annaks rahapesu andmebüroole õiguse koondada 11 registri andmed ja hakata seal tehisintellektiga musteid otsima. Kas see ongi paratamatu vastus killustunud ühiskonnale? Et kui inimest ei usalda, anname kontrolli masinale. Jah, see on vastus. See on riigi viimane meeleheitlik katse leida loogikat sealt, kust see on kadunud. Kui sa vaatad seda reitingute kaost ja mõistad, et sa ei kontrolli midagi, siis on sul 2 valikut. Kas tunnistada läbikukkumist või ehitada endale masinast jumal? Nad ei anna kontrolli masinale. Nad ehitavad digitaalse krati. Annavad talle süüa kõike, mis registrites on. Ja saadavad ta siis metsa anomaali jainjahtima. Ilma igasuguse aru saamata, mida see kratt tegelikult tagasi toob. See on võimas kujund. Aga eesmärk iseenesest, rahapesu tõkestamine, on ju vaieldamatult õilis. Või on õilis jällegi üks neist sõnadest, millele teil on oma definitsioon? Õilis on sõna, mida sa kasutad siis, kui sa ei mõista süsteemi, mille sa just lõid. See tähendab, et riik, olles paanikas oma enda valijate irratsionaalsuse ees, ehitab endale digitaalse giljotiini ja ta ei tea, kelle jaoks. Nad räägivad ebaharilikest mustritest. Mis on Eestis ebaharilik muster? Kas see, kui Riigimetsa majandamise keskus otsustab ära hävitada 4,3 miljonit kuusetaime, mida ta on 3 aastat kasvatanud, on see ebatavaline muster, mida see masin peaks jahtima? Märt, rahuneme. Ma ei räägi kuusetaimedest, ma räägin kodaniku andmetest. Kas teid kui kodanikku ei hirmuta see enneolematu jälitusvõimekus liigi käes, kui me selle mütoloogia kõrvale jätame? Süütuse presumptsioon, privaatsus. Hirmutama mind ei. Kodanikuna hirmutab mind see, kui ma näen kassa järjekorras, kuidas inimene ostab korraga hapukoort ja ananassikonservi. See hirmutab mind. See arusaamatu, seletamatu müra. Teie kardate, et riik on Orwelli suurvend. See on diletantlik hirm. Mina kardan, et riik on Franz Kafka purjus nõbu, kes on pandud vastutama tuumajaama juhtpuldi eest. Mind ei hirmuta see, et nad vaatavad. Mind hirmutab see, et nad ei saa aru, mida nad näevad. Olgu, see on väga selge seisukoht. Aga maandume korraks. Mis juhtub siis, kui see algoritm, see kratt eksib? Kui täiesti süütu inimene satub alusetult kahtluse alla? Kes siis vastutab masina vea eest? Vastutab? Süütus? Need on ilusad arhailised kontseptsioonid indiviidi jaoks. Anomaalsel andmepunktil ei ole süütust. Ta on ainult hälve normist. Masini teevigu? Talle antakse ette meie kollektiivne seletamatu idiootsus, see hapukoore ja ananassi müra, ja ta annab sellele ID-koodi. Masin ei algata kriminaalasja, ta märgistab kustutamiseks. Aitab! Märt, see ei ole andmepunkt. See on päris inimene, kelle elu rikutakse ära sellepärast, et keegi ei vastuta. See, mida sa praegu ütled, on sügavalt õõvastav. See on piir, kust me ühiskonnana tagasi ei tule. Me räägime seadustest, mille kirjutavad inimesed. Jaa, see ongi põrgu tuum.
sest loodusseadus on vähemalt loogiline. See on julm, aga elegantne. Aga see siin, see on inimeste kirjutatud. See on paanika, mis on pandud paberile. See on hirm, millel on antud juriidiline jõud. Te räägite piirist. Mina elan seal piiri taga. Iga päev. See müra. See seletamatu. Ananassi ja hapukoore müra. See ei ole teie jaoks seaduseelnõu. See on minu pea sisu. Ja te just andsite sellele paragrahvi numbri. Paragrahv 7. Hälve. Ei. Korrelatsioon. Müra. Nad ei kuule. Ananass. Märt, palun, ära võta seda nii hinge. Ma arvan, et me lõpetame tänaseks. Head kuulajad, tänan, et olite meiega. Kohtumiseni. Nii ma istun siin ja jälgin, kuidas maailm keerleb, tõuseb, langeb, laguneb koost. Ja püüan leida loogikat seal, kus on vaid kaos ja lootust seal, kus on vaid rooste. Võib-olla see ongi mu saatus, olla see veidrik, see prohvet, keda keegi ei usu. Kes näeb tuleviku numbrites, aga ei suuda muuta isegi seda, et kas pissib ta kinga sisse muus osas tusane ja tuisu uus. Aga keegi peab ju valvama. Keegi peab ju nägema seda ilu ja seda õudu. Selles andmetes ise kosmoses, kus tähed on numbrid ja universum on lihtsalt üks lõputu, kohutav tabelarvutus. Ja mina olen siin. Aga öösiti, kui tuled kustund ja serverid vaid sumisevad, siis need numbrid ärkavad ellu mu peas, nad laulavad ja müdistavad. Nad tantsivad mu silme ees, moodustavad mustreid nii veidreid ja kauneid, nagu fraktaalid hullusest sosistavad saladusi, nii iidseid ja halbu, nii haigeid. Ma näen nende seoseid, mida ükski teooria ei suuda seletada eal. See on peaaegu nagu religioon, kus mina olen prohvet ja andmed on mu püha graal. Iga protsent on ilmutus, iga langus on ohverdus jumalale tundmatule ja mina olen preester siin pimedas toas ja on statistika altarilt verd, mis on kuum ja tume. Kes ma olen selles mängus siis? Kas analüütik või lihtsalt hull? Kas need mustrid on reaalsus või minu enda aju käärudes pulbitsev mull? Vahel kardan, et ma ei kontrolli andmeid, vaid nemad kontrollivad mind. Et ma olen lihtsalt marionett nende lõputus tantsus eksinud hing. Ma ehitan mudeleid, nii keerulisi, nii elegantseid magnifikue. Aga äkki on see kõik vaid müra? Kaootiline, mõttetu, statistiline trikk. Ja kui ma karjun eureka, siis äkki see on lihtsalt ka ja minu enda peas. Tühjas toas, kus ainus vastus on ventilaatori monotoonne halastamatu refrään ja peas keerlev paelus. Ma istun siin ja jälgin, kuidas maailm keerleb, tõuseb, langeb, laguneb koost ja püüan leida loogikat seal, kus on vaid koos ja lootust seal, kus on vaid roost. Võib-olla see ongi mu saatus, olla see veidrik, see prohvet, keda keegi ei usu, kes näeb tuleviku numbrites, aga ei suuda muuta isegi seda, et kas pissib ta kinga sisse muus osas tusane ja tuisu uus.
aga keegi peab ju valvama, keegi peab ju nägema seda ilu ja seda uudu selles andmetes ise kosmoses, kus tähed on numbrid ja universum on lihtsalt üks lõbutu, kohutav tabelarvutus. Ja mina olen siin. Üksi oma algoritmidega ja ootan järgmist rida, järgmist numbrit, mis ei muuda midagi. Amen.